Päevakuumus saavutub maksimumi tõenäoliselt täna, homme või ülehomme ja juba praegu oli kella 11-ni Haapsalus ja Tallinnas mõõdetud 30,6 kraadi. Seega on ka tänase päeva rekord Tallinnas juba löödud. Homme on kõrgrõhuala kese üsna kaugele Venemaale taandunud ning lääne poolt on Läänemerele jõudnud nõrk madalrõhulohk. Päeva jooksul loob see olukord võimaluse rünksajupilvede arenguks, kuid seda vaid Lääne-Eestis. Neljapäeval on kõrgrõhuala kohalolekut rohkem tunda, väike hoovihma võimalus on vaid saartel. Reedel on lääne poolt tulekul veidi aktiivsem madalrõhulohk ja selle üleminekuga ootame ka hoovihma jäikest mitmele poole ja päevakuumus saab lõpuks leevendust. Prognoosinumbrid. Öösel on pilvi vähe ja ilm kuiv, puhub lõuna- ja kagutuul 3-8 meetrit sekundis, sooja on 17-23 kraadi. Päev on Ida-Eestis päikesepaisteline ja kuiv, Lääne-Eestis on pilvisem ning kohati võib hoovihma sadada jäikest olla. Puhub lõunatuul 3-8 meetrit sekundis, sooja on 29-34, saartel natuke jahedam. Metsades püsib suur tuleoht. Ja 15. juulil on vähese pilvisusega kuiv ilm, saartel on pilvisem ning võib sadada hoovihma, öösel puhub nõrk muutlik tuul, päeval kagutuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on öösel 18-23, päeval 28-34 kraadi. 16. juulil on öösel muutliku pilvisusega ilm, Lääne-Eestis sajab mitmel pool hoovihma näikest, puhub lõunakaarte tuul 2-7 meetrit sekundis, sooja on 18-23, päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike, puhub edela ja lääne tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on 24-29 kraadi.